jätkame sellega, mis Jumal kõike on meil näidanud. Ja see on minu jaoks ka põnev, sest et ma tulen tihti siia mingite asjadega, mis mul on üles kirjutatud. Ja siis ma lahkun ikka sellega, et Jumal näitas jälle midagi uut. Näiteks eelmine evangelismikool, mul olid küll märkmetes need kirjakohad sees, aga ma polnud mitte kunagi mõelnud selle peale isegi, et Jumal niimoodi või et Jumala sõna niimoodi võiks avaneda. Ma ei olnud kodus välja mõelnud neid sõnu, mida ma hakkasin ütlema teile, et need tulevad püha vaimu inspiratsioonil. Ja usume, et täna samamoodi Jumal annab mulle sõnad ja et Jumal annab meile seda ilmutust siin paigas, sest et ma olen täpselt samamoodi tulnud siia selleks, et kuulda Jumalat, et üles õhutatud saada. Ja me oleme kõik selleks siia tulnud. Et palvetame. Jumal, me palume, et sinu püha vaim ilmutaks meile oma sõna, Isa, et sinu püha vaim räägiks meile läbi sinu sõna. Issand, me palume, et sa annaksid mulle need sõnad, et rääkida sinu sõna kohaselt. Ja Jumal, et sa avaksid meie südamete silmad, et sinu ilmutus tuleks meie südametesse. Et me näeksime Jeesust veel selgemalt sellisena, nagu sina oled selle ristitöö ja selle lõpetatud ristitöö teinud. Jumal, et me mõistaksime sinu evangeeliumi, et me mõistaksime seda veel suuremalt, veel vägevamalt. Issand, et me mõistaksime, kuidas seda jagada kadunud maailmale, et nad saaksid päästetud. Me täname sind, Issand, selle eest. Jeesuse nimel, amen. Me räägime täna palvest. Me räägime sellest, et me peaksime olema lakkamatud palves. Ja miks palve on nii oluline? Võib-olla sa tulid siia mõtled, et evangelismikool, halleluja, täna räägime palvest. Nii et lähme esimese Thessalonika kirja. Ja palve on üks väga oluline osa evangelismist. Kuulus evangelist Reinhard Bonke ütles niimoodi, et palve ilma evangeeliumita on nagu dünamiit ilma sütikuta. Me ei saa neid kahte eraldada, sest me vajame mõlemat. Meil peab olema süda kadunute järele. Meil peab olema see, et me läheme Jumala ette nende kadunute eest ja me palvetame nende eest ja siis me läheme ja kuulutame seda sõna. Thessalonika 5. peatükk 17. salm, väga lühike. Palvetage lakkamata, hüüumärk. Nii et Jumal tahab, et me palvetaksime lakkamata, amen. Ja samamoodi ka evangelismis, seal peab olema üks lakkamata palve. Me ei tohiks alla anda palves, kui me palvetame kadunute eest, kui me palvetame inimeste eest. Võib-olla sul on sugulased, kes ei ole veel päästetud. Võib-olla sul on sinu ema või sinu lapsed või kes iganes sinu sugulased, kes ei ole veel päästetud. Jumal kutsub sind palvetama lakkamata. Ja me nagu ei anu midagi Jumala käest välja, et Jumal palun päästa neid. Jumal on tegelikult juba kõik teinud selleks. Sest et Jeesus läks risti peale, Jeesus kandis meie patud. Jeesus tegi selle kõik meie eest, aga nüüd meie saame palvetada nende inimeste eest, et nemad avaksid oma südame, et nemad võtaksid vastu Jeesuse oma südamesse. Vaatame ühte kirja kohta veel Galaatlastes. Ja me näeme seal, kuidas Paulus palvetas kadunute eest. Loen Galaatia 4. peatükist. Galaatia 4.19. Mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Miks ta jälle nende pärast lapse vaevas oli? Sellepärast, et Paulus oli see, kes galaatlased sünnitas. Nüüd see kõlab võib-olla natuke imelikult, kuidas Paulus sai sünnitada, ta on ju mees. Aga me räägime sellest, et Paulus vaimulikult sünnitas need inimesed. See räägib sellest, et ta palvetas nende inimeste eest, et nad saaksid päästetud, et nad tuleksid tõe tundmisele, et nad tuleksid Jeesuse juurde, et nad võtaksid Jeesuse vastu oma südamesse. Ja ta kasutab siin seda sõna, et ta on lapse vaevas. See palve kadunute eest võib olla vahest nii intensiivne, et see on sarnane sellega, kui üks naine on lapse vaevas. Mina ei ole kunagi sünnitavat naist näinud päris elus ja ühel päeval ilmselt näen. Aga
sa võid endale ette kujutada, et see on üks nagu läbisurumine palves, kui me palvetame nende kadunute eest. Aga see ei tule nagu sellest kohast, et okei, ma nüüd pean tegema midagi, ma pean nagu olema mingil viisil nagu innukas. Ei, see tuleb sellest kohast, et sa püüad Jumala südame kinni nende kadunute järele. Jumala süda on kadunute järele. Jumala süda on nende inimeste järele, kes ei tunne teda. Sest et tema armastas neid nii palju, et ta andis Jeesuse nende eest. Oma ainsa poja, kes suri risti peal ja tõusis üles 3. päeval. Nii et see on Jumala armastuse väljendus. Ja nüüd, kui sa võtad selle Jumala armastuse väljenduse ja sa mõistad Jumala armastust nii enda kohta kui ka nende inimeste kohta, kes on kadunud, siis sinu palve muutubki intensiivseks. Ja see ei ole lihtsalt sinu mingisugune hingeline emotsioon, vaid see on üks sinu vaimust tulev hüüe. See on sinu vaimust tulev selline sügav igatsus, et need inimesed saaksid päästetud, et need inimesed tuleksid tõe tundmisele. Ja Piibel kutsub meid palvetama nende eest lakkamatult, et me ei anna alla. Me ei anna alla, kui me ei näe tulemusi. Me ei anna alla, kui see inimene tundub täpselt sama kõva, kui ta tundus aasta aega tagasi. Me ei anna alla. Kui te olete kuulanud pastor Nancy Dufresne'i, siis ta räägib tihti oma abikaasast, Ed Dufresne'ist, kes praegu on taevas. Aga enne, kui ta sai päästetud, siis ma sain aru, et ta vist töötas ühe sõbraga koos, kes oli kristlane. Ja ta kutsus teda kogudusse tihti. Tule kogudusse. Ja Ed Dufresne siis sõimas ta näo täis tihti peale. Ja ta ropendas talle ja mis iganes ta ütles. Ja see mees selle peale pööras otsa ringi ja läks vetsu. Ja miks ta vetsu läks? Ta läks palvetama. Ja ta läks, üks põhjus, miks ta palvetas, oli see, et ta ütles, et ma pidin palvetama minema, sest muidu ma oleks löönud teda sellepärast, sest et ta kogu aeg sõimas mu näo täis. Aga ma usun, et teine põhjus, miks ta läks palvetama, oli see, et ta palvetas tema hinge eest. Ta palvetas, et tuleks päästmisele. Ja ühel päeval Ed Dufresne ütles, et okei, ma tulen sinuga kogudusse. Ja sel päeval ta oli seal kuskil saali tagaotsas ja keset jutlust üks Filipiini naine tõusis püsti ja andis keeltes sõnumi. Või see oli tema mees, kes andis. Naine andis keeltes sõnumi ja mees tõlgitses seda sõnumit. Nüüd võib-olla vahest me mõtleme niimoodi, et ma ei tea ikka, kas ma saan oma sõpru kogudusse kutsuda, kes teab, äkki tuleb mingi hull koosolek. Äkki see on just see koosolek, kus Jumala vaim langeb ja siis kõik naeravad, kõik on pikali, igast asju juhtub. Ja sel koosolekul, kus see üks naine tõusis püsti ja hakkas keeltes rääkima ja tema mees tõlgitses seda, sel hetkel Ed Dufresne'i seljakarvad tõusid püsti ja ta koges Jumala väge. Ja selle põhjuse pärast, mitte selle pärast, mis pastor rääkis, mitte selle pärast, kuidas ülistus oli, vaid selle pärast, et ta koges Jumala väge. Ta tuli sinna altari ette ja ta andis oma elu Jeesusele. Nüüd me peame mõistma, et me ei tohi kukkuda sellesse religioossesse auku, et äkki püha vaim hirmutab inimesed ära. Püha vaim ongi see, kes nad kutsub Jeesuse juurde. Amen. Püha vaim ongi see, kes tõmbab inimesed Jeesuse juurde. Ma mäletan, meil oli üks noortekas Paide siis Järvamaa kristlikus keskuses ja ma jutlustasin. Ja see oli just süke noortekas, kus igasuguseid huvitavaid asju hakkas juhtuma. Püha vaim langes ja ma panin erinevatele noortele käsi peale, need kukkusid pikali, nad naersid, Jumala vägi tabas neid. Ja seal saalis oli 2 noort, üks tüüruk, ta oli vist mingi 14-aastane ja üks poiss, 15-aastane. Ja nad mõlemad said päästetud sel päeval. Ma ei planeerinud seda, aga nad mõlemad said päästetud. Miks? Nad kogesid Jumalat. See tüüruk sai päästetud, kui ma jagasin lihtsalt evangeeliumi jagasin ja ütlesin, et kui sa tahad võtta vastu Jeesus oma südamesse, siis palveta koos minuga. Ja see poiss tuli minu juurde pärast koosolekut, ütles, et ma tahan Jeesuse vastu võtta oma südamesse. Nii et Jumal teeb tööd läbi oma püha vaimu. Me ei peaks seda kunagi kartma. Aga tagasi minnes palve juurde, me peame olema lakkamatult palves. Vahet pole, kui tuim või kui kõva see inimene ikka veel näib. Jumal teeb tema sees tööd. Ja seal tuleb päev, kus see asi murdub. Püha vaimu väe läbi. Nii et usume ja seisame lihtsalt Jumala sõna peal.
et Jumal ise toob nad välja. Püha vaim on see, kes kutsub. Me ei pea neid kuidagi ära rääkima, me ei pea neid kuidagi ära veenma, vaid me lihtsalt ustavalt teeme seda, mis meil on südames. Vahest see tähendab seda, et sa kutsud teda kogudusse. Vahest see tähendab seda, et sa pakud, et ma palvetan sinu eest. Vahest see tähendab seda, et sa kuulutad talle evangeeliumi. Kui me oleme ustavad sellega, mis Jumal meile annab, siis Jumal teeb kõik ülejäänu. Jumal teeb tööd nende sees. Ja meie oleme kutsutud olema lakkamata palves. Vaatame ühte lugu veel Esimese kuningate raamatus. Esimese kuningate 18 loen, 41 salm. Ja Eelia ütles Ahabile, mine üles, söö ja joo, sest vihmakohin kostab. Nüüd Eelia ütleb, vihmakohin kostab. Ja nüüd märka seda. Ja Ahab läks sööma ja jooma, aga Eelia läks üles Karmeli tippu, kummardas maha ja pani näo põlvede vahele. Siis ta ütles oma poisile, mine nüüd ja vaata mere poole. Ja see läks ja vaatas, kuid ütles, ei ole midagi. Tema ütles, mine tagasi nõnda 7 korda. Nüüd mitte ühtegi pilve ei olnud taevas. Eelia ütles, vihmakohin kostab. Miks ta seda ütles? Sest ta kuulis seda oma vaimus. Ta teadis seda oma vaimus. Ja me saame samamoodi teada nende inimeste kohta, kelle eest me palvetame. Nad tulevad päästmisele. Nad tulevad päästmisele. See kostab. See kostab minu südames. Vahet pole, mis väljaspoolt on näha. See taevas võib pilvedeta olla täiesti, aga ma tean, vihmakohin kostab. See on see, mis Eelia ütles siin. Enne, kui ta ise hakkas palvetama, ta polnud isegi palvetanud veel. Ja siis ta palvetas, ja see sulane läks, vaatas, ei ole midagi ja nõnda 7 korda. Aga 7. korral ütles poiss, vaata, pisuke pilv nagu mehe kämmal tõuseb merest. Siis ütles Eelia, mine ütle Ahabile, rakenda hobused ette ja mine, et sadu ei peaks sind kinni. Ja vahepeal tumenes taevas pilvist ja tuulest ning tuli suur sadu. Ahab aga sõitis ja läks Iisraeli ja Jehova käsi tuli Eelia peale. Ta pani enesele vöövööle ja jooksis Ahabile ette Iisraeli teelahkmeni. Nüüd ta nägi seda väikest pilve. Ja vahest ongi see, et sa näed seda väikest muutust selles inimeses, kelle eest sa oled palvetanud ja sealt tuleb see läbimurre. Sa võid kujutada ette ühte, ma olen toonud seda näidet enne ka, kui seal on üks tamm, kui sa hakkad seda haamriga lööma, see tamm on suur kivimüür, eks ju, mille taga on vesi. Ja kui sa hakkad seda haamriga lööma ja sa lööd sinna samasse kohta, siis ühel hetkel hakkavad praod tulema. Ja mida rohkem sa lööd seda haamrit, seda rohkem hakkavad need praod tulema ja seda rohkem hakkab seda vett sealt välja tulema, kuni ta purskab sealt välja ja kuni see tamm läheb lõhki. Ja ma usun, et palvega on täpselt samamoodi. Seal on mingid vaimsed asjad, mis peavad olema läbi murtud. Ja kui me pidevalt palvetame ja me hoiame seda palvevalvet nii-öelda ja me palvetame ja me oleme järjepidevad selles palves nende kadunute eest, siis ühel hetkel see murdub. Ja see, kuidas see näib su silmadele hetkel, see ei loe absoluutselt. Sest et ma kuulen vihmakohinat, nagu Eelia ütles siin. Ja me kuuleme seda vaimus, me näeme seda vaimus, et need inimesed tulevad päästele. Amen. Vaatame Luuka 18. peatükki veel. Luuka 18, loen 1. salmist. Aga ta ütles neile tähendamissõna selleks, et alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Me ei tohi tüdida. Miks tüdimine tuleb tihti, on just see, mida sa näed väljaspool. Liha hakkab karjama sulle, see ei toimi, see ei juhtu, mitte midagi ei ole muutunud. Aga Jeesus ütleb siin, alati tuleks palvetada ja mitte tüdida. Ta ütles ühes linnas oli kohtunik,
kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, see tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud, kuid pärast ta mõtles iseeneses, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand, kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb, kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalitule, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad ja kas ta peaks viivitama neid aidates. Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Nii et Jumal toob selle näite siin, aga nüüd vaata seda, et see on ülekohtune kohtunik. Järelikult see ei ole sümbol Jumalast. See ei räägi Jumalast. Miks ta toob selle näite? Sest ta tahab näidata seda kontrasti. Et kui see ülekohtune kohtunik andis selle lesknaise peale käimisele nagu järgi ja andis talle tema õiguse, siis kui palju enam üks õiglane kohtunik, kes on Jeesus, kes on Jumal, siis kui palju enam tema annab meile vastused, kui palju enam tema igatseb meile anda vastused meie palvetele. Me ei pea Jumalale nagu peale käima, et ta äkki annab meile midagi. Jumal igatseb meile anda seda, mida me palvetame. Aga meil peab usku olema sellesse, sest et siin lõpus ta ütleb, et siis, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Kui meil on usku sellesse, et kui mina lähen Jumala ette, kes on see õiglane kohtunik ja muideks me ei ole lesknaised, me oleme Kristuse pruut ja me läheme tema ette ja me küsime temalt. Kui seal on keegi inimene, kes ei ole päästetud, siis me saame palvetada nendest. Jumal, saada tema juurde töötegijaid. Jumal, anna mulle võimalused rääkida temale evangeeliumi. Ava tema südame silmad evangeeliumile. Siis meil saab olla usku, et Jumal teeb seda. Jumal toob tema tee peale inimesi ja seal on 100 miljon võimalust, kuidas Jumal saaks rääkida temaga. See võib olla selle läbi, et ta teeb teleka lahti ja see võib olla isegi täiesti ilmalik saade ja Jumal räägib temaga läbi selle. See võib olla mingisugune täiesti suvaline hetk kuskil. Mäletan kuskil, see oli eelmine aasta või üle-eelmine aasta, aga seal oli üks noor kutt, kellega me kohtusime tänaval, kui me olime Firecampis ja me kuulutasime talle evangeeliumi ja ta ütles, et jaa, ma usun Jumalasse. Ja täiesti siiralt ütles, ma usun Jumalasse. Küsisime, kas sa koguduses käid? Ei, ma ei käi koguduses. Kas sa evangeeliumi oled kuulnud? Ei, ma ei ole evangeeliumi kuulnud, aga ma usun Jumalasse. No okei, siin on natuke midagi nagu puudu. Me peame nagu seda vaatama, mis siin toimub. Ja me küsisime talt, et aga millal sa hakkasid uskuma Jumalasse? Ja ta rääkis mingi sükse huvitava loo, et et kui ma olin 7-aastane, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, minu arust ta kukkus rattaga oma põlve puruks, midagi taolist. Ja selles olukorras tal tuli mõte, ma palvetan Jumala poole. Ja ma palvetan, et Jumal teeks mu terveks. Ja tema põlv sai terveks üleloomulikult. Ja sellest päevast peale ta uskus Jumalasse. Jumal saab igasuguseid olukordi kasutada selleks. Ja nüüd see oli see avatud uks ja ta võttis Jeesuse vastu oma südamesse seal tänaval. Tema isegi ei teadnud seda, et Jumal teda tõmbas, aga kui tema oli juba 7-aastane, järelikult keegi palvetas tema eest. Ma olen täiesti kindel selles. Ja meie palved saavad seda teha nendele inimestele. Vahest ma olen ka sõidad autoga ja näed kedagi tänaval ja Jumal nagu tõmbab. Tunned oma südamest tõmmet selle inimese järgi ja sul ei ole võimalust sel hetkel sealt autost välja hüpata ja talle kuulutada, eks ju. Aga mida sa saad teha on see, et palvetada. Sa ütled, et Jumal, näed see inimene seal tänaval. Jumal, saada tema juurde töötegijaid. Ava tema südame silmad evangeeliumile. Ja vahest ma olen isegi sõitnud ja ma vaatan mingi maja poole ja ma kogen seda sama püha vaimu tõmmet selle maja poole. See ei tähenda alati, et ma pean sinna ukse taha minema. Aga see võib-olla tähendab lihtsalt seda, et ma palvetan. Jumal, need inimesed seal majas, Jumal, saada nende juurde töötegijaid. Jumal, ava nende südame silmad, et nad näeksid evangeeliumi valgust. Ja me saame olla selles lakkamatus palves läbi oma iga päeva. Ja see ei välista meid sellest, et me ei peaks evangeeliumi kuulutama mitte kunagi. Sest nagu ma rääkisin eelmine evangelismi kool ka, et vahest inimesed võtavad selle nagu justkui pettus endale pähe, et okei, ma päris kuulutama ei lähe, aga ma palvetan.
aga reaalsus on see, et kui sa palvetad, siis ühel hetkel sa püüad kinni Jumala südame ja siis sa ei suuda lihtsalt, sa pead minema kuulutama. Ja et lihtsalt meil oleks see igatsus, et palvetada ja et me püüaksime kinni Jumala südame nende kadunute järele. Et me oleks selles lakkamatus palves nende kadunute eest, kes on meie töökohas, tänavatel, kus iganes. Seal oli üks mees nimega John Knox Šotimaal 16. sajandil ja ma ei mäletagi, kas see oli kuningas Elisabeth jälle või kes iganes seal siis parasjagu oli või kuninganna. Ja ta ütles, et ta kardab John Knoxi palveid rohkem kui kogu Euroopa armeesid. Ja see mees, ta sai nagu sellise igatsuse oma südamesse, et Šotimaa saaks päästetud. Et Šotimaa inimesed saaksid päästetud. Ja üks kuulus palve, mida ta palvetas, oli see, et Jumal, anna mulle Šotimaa või ma suren. Ja sa kuuled sellest seda igatsust, sa kuuled sellest seda tulisust, mis sellel mehel oli nende inimeste järele. See ei ole nagu palve selle järele, et Jumal annaks talle mingi võimu Šotimaa üle. Absoluutselt mitte. Ta palvetas, et inimesed saaksid päästetud. Ja meil peaks see igatsus olema oma töökoha, oma naabrite, oma piirkonna üle, oma linna üle, oma riigi üle. Et Jumal, anna mulle need inimesed justkui nagu piltlikult öeldes, et Jumal, too nad päästmisele. Too nad päästmisele. Seal peab üks igatsus olema meie südametes, et Jumal tooks need inimesed päästmisele. Ja me peaksime julges minema palves julgelt minema Jumala ette, sest et kui me loeme Piiblit, me näeme seda, Jumal igatseb päästa inimesi. Kui sa vaatad Jesaja 40. peatükki. Ma vist ütlesin vale numbri praegu, aga ma praegu ei leia seda üles, mul mingi number siin kadus ära. Aga seal on see kirjakoht, kus Jumal räägib Iisraelist, ta ütleb, et ma annan sinust rahvaid. Et ma annan sinu eest rahvaid. See näitab seda, et kui kallid on inimesed Jumalale, kui kallid on inimesed temale ja kui kallid meie oleme temale. Ja Jumal igatseb, et inimesed saaksid päästetud. Kui sa vaatad, jah, las ta praegu olla. Aga kui me vaatame psalmidesse 2. peatükki, psalmid 2. Siis siin ütleb huvitavalt, psalmid 2.8. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilma maa otsad su omandiks. Jumal ootab, et me küsiksime temalt inimesi. Et me küsiksime temalt inimesi. Selles suhtes vahest inimestel on selline nagu vale pilt Jumalast, et okei, et Jumal on see, kes päästab. Jumal on see, kes valib välja inimesed, kes saavad päästetud. Jumal andis kõikide eest Jeesuse. Tema tegi kõik, mis ta sai teha, aga nüüd ta ootab, et meie palvetaksime, et meie usuksime, et meie läheksime välja ja kuulutaksime evangeeliumi. Ja ta on öelnud meile, küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilma ma otsad su omandiks. See on meie küsimise taga. Vahest see on lihtsalt meie palve taga, et meie linn saaks päästetud. Kui keegi on valmis võtma nagu kätte ja hakkama palvetama selle linna eest ja püüdma Jumala südame kinni nende inimeste kohta, nende inimeste jaoks, kes on tänavatel, kes siin elavad
Ja kui keegi võtab selle oma südame asjaks ja hakkab palvetama, siis Jumal saab suuri asju teha. Seal oli üks vägev ärkamine seal samas Šotimaal, kus seal oli 2 vanemat naisterahvast. Ja kui ma õigesti mäletan, siis üks neist oli pime ja teine oli kurt. Aga nemad käisid koos palvetamas ja nad palvetasid Šotimaa eest. Ja nad palvetasid koos ja palvetasid tuliselt. Ja ühel päeval neile tuli meelde üks evangelist, kohalik evangelist, kes käis jutlustamas seal ja neil tuli südamesse, et tema peab tulema meie kogudusse ja tema peab jutlustama siin ja siis tuleb ärkamine. Ja nad helistasid või mitte ei helistanud apikene, see oli vist, ma ei mäleta täpselt, see oli mingi 1800 midagi, aga nad võtsid siis ühendust, ma ei tea isegi kuidas, aga ilmselt kirja teel siis, võtsid ühendust selle evangelistiga ja evangelist ütles ei, et mina ei jõua, et võib-olla järgmine aasta tulen. Ja need naised panid jala maha, ütlesid, et 2 nädala pärast ta on siin. Ja 2 nädala pärast see evangelist ilmus kohale ja ütles, et Jumal pani mulle südamesse, et ma pean tulema siia. Ja evangelist hakkas jutlustama, jutlustas, hea jutlus, kõik oli hästi ja lõpetas koosoleku ära ja justkui nagu lähme õhtule siis kõik, koosolek on lõppenud. Inimesed istuvad seal ja üks mees tõusis püsti ja hakkas hüüdma Jumala poole ja hüüdma Jumala poole, et Jumal, sina ütlesid, et sa tood veed kõrbesse. Sina ütlesid Jumala, et sina tood need elavad veed kõrbesse. Ja 20 minutit niimoodi lihtsalt kuulutas Jumalale tema tõotusi, mis tema oli oma sõnas öelnud, mis tema oli neile prohvetlikult öelnud, kui nemad olid palvetanud. Ja kuulutas Jumalale neid tõotusi. Me saame Jumalaga seda teha. See ei ole nagu ülbus. See ei ole ülbus, sest et me tuleme Jumala ette tema sõnaga. See on tema sõna. Ja see on usk. Me tuleme Jumala ette, ütleme, et Jumal, sina ütlesid oma sõnas. Ja Jumal, ma nõuan seda, ma usun seda, ma palvetan seda, Jumal, et see toimuks. Sest et Jumal vajab kedagi, ta otsib kedagi, kes võtaks kinni tema sõnast, ütleks, et las see sündigu. Sest et miks muidu Jeesus õpetas meid palvetama, ta ütles, et kuidas seal on siis, et sinu kuningriik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie palvetame seda. Kui meie palvetame seda, et Jumal, sinu kuningriik tulgu, sinu tahe sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Tema on andnud meile selle autoriteedi ja selle koha, et öelda seda ja tema vastab sellele. Ta vajab kedagi, kes palvetaks. Ja see mees hüüdis seal 20 minutit niimoodi. Ja põmm, need koguduse uksed löödi lahti ja seal koguduste uste taga oli 600 inimest, kes olid tulnud sinna kohalikest baaridest. Šotimaal väga tavaline, et õhtusel ajal baarid on täis inimesi, eks ju. Ja kõikides nendes baarides oli langenud inimeste peale patutunnetus. Mitte keegi ei kuulutanud neile evangeeliumi, keegi ei rääkinud Jumalast parasjagu, lihtsalt püha vaim langes nende peale. Patutunnetus tuli neile ja nad tundsid ühte tugevat tungi, et nad peavad praegu kogudusse minema. Kujutad sa ette seda? Kujutad sa ette, et meie oleme siin koguduses, teeme oma koosolekut rahulikult ja äkki tulvil inimesi tuleb uksest sisse. Jumal saab teha seda. Patutunnetus tuleb inimeste peale ja äkki nad tunnevad. Tuleb meelde, et tead, mulle anti see flyer tänaval, ma pean praegu sinna kogudusse minema. Või ma kuulsin sellest kogudusest seal, ma pean praegu sinna kogudusest minema. Või sinna kogudusse minema. Jumal saab teha seda, et liikuda inimeste südametes. Ja need 600 inimest tulid sinna kogudusse sisse niimoodi, et ruumi ei olnud enam liikuda. Ja see evangelist oli juba hakanud ära minema sinna ja nüüd ta üritas tagasi tulla sinna, et äkki ta saab kuidagi kontrolli alla, aga ta ei saanud sealt inimeste massist läbi isegi. Ja need inimesed hüüdsid, nad karjusid, sellepärast, et nad parandasid meelt seal. Need joodikud ja kes iganes seal kõik olid kokku tulnud, nad parandasid meelt. 600 inimest ja sealt hakkas üks vägev Jumala liikumine. Ja seal oli ka üks grupp inimesi, kes läks politsei jaoskonda, sest et nad tahtsid politseile tunnistada üles, mida nad olid valesti teinud. Kujutad sa ette seda? Milline patutunnetus tuli nende inimeste peale? Kust see tuli? Palve läbi.
Keegi otsustas, et ma võtan Jumala sõna tõsiselt. Keegi otsustas, et ma võtan selle sõna, mida Jumal on öelnud ja ma toon selle Jumala ette ja ma nõuan seda. Ja ma olen see, kes teeb püha vaimuga koostööd. Piibel kutsub meid, et me oleme Kristuse kaastöölised. Kui me oleme tema kaastöölised, siis see tähendab, et me teeme temaga koos tööd. Ja mis see töö on? See ongi see, et me toome hingi tema kuningriiki. Me toome nad pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki. Ja kuidas me võime nagu ette kujutada seda, et me võtame nagu püha vaimuga käest kinni ja me palvetame. Sest et me palvetame keeltes nende kadunute eest ja see on hea, et palvetada keeltes ja see ongi püha vaim aitab meid. Piibel ütleb ka seda, et püha vaim aitab meid meie nõtruses. Kui me ei oska palvetada, siis me palvetame püha vaimu abil. Tema aitab meid ja me palvetame keeltes. Ja nüüd me nagu koos püha vaimuga palvetame nende kadunute eest. Püha vaim vajab meid muideks. Seda on vahest imelik öelda, kas Jumal vajab mind. Ja vajab küll. Sest et ta lõi sinu siia maa peale, et sina tooksid need inimesed pimedusest valgusesse. Ja me peame võtma Jumala sõna tõsiselt ja tooma selle Jumala ette ja hüüdma tema poole ja püüdma tema südame kinni nende kadunute järele. Võtma selle oma südame asjaks. Nii et ma usun, et Jumal on kutsumas meid, et teha üks nagu värske pühendus. See võib olla, mis iganes sul parasjagu südames on. See võib olla paar inimest. See võib olla mitmeid inimesi. See võib olla sinu suguvõsa. See võib olla ka sinu kolleegid. See võib olla kas või sinu linn või sinu riik. Mis iganes Jumal paneb sinu südamesse, et vot see on see, mille pärast ma tahan, et sa palvetaksid. Ja kui sa võtad seda tõsiselt, siis Jumal saab väga vägevaid asju teha. Kui sa lakkamata palvetad nende asjade eest. Kui sa võtad selle projekti justkui, sa teed selle pühendamise, et Jumal, ma võtan need inimesed ette ja ma hakkan lihtsalt palvetama. Ma teen koos sinuga koos tööd, et need inimesed tuleksid päästele. Et nad tuleksid sinu juurde ja Jumal austab seda ja Jumal vastab sellele palvele, kui me lakkamata palvetame. Halleluuja. Nii et ma lihtsalt tahan võtta siin hetke, kus me saame kõik Jumala ette minna ja küsida talt, et Jumal, mis on see inimgrupp? Kes on need, kelle eest ma peaksin palvetama? Halleluuja. Täname sind, Isa. Isa, ma palun, et sa näitaksid meile seda. Jumal, me tahame, et meil oleks sinu süda kadunute järele. Halleluuja. Jumal, õhuta meie sees üles see igatsus kadunute järele. Täname sind, Isa, selle eest. Isa, me palume, et sa näitaksid meile, kes on need, kelle eest me peaksime hakkama lakkamata palvetama. Kes on need, Issand, kes me peaksime võtma nii-öelda palveprojektideks, keda me toome sinu ette ja me hüüame nende eest. Me nagu piltlikult sünnitame nad valguse kuningriiki. Nad tulevad pimeduse kuningriigist valguse kuningriiki, Issand. Täname sind, Isa, selle eest, et püha vaimu abiga see on võimalik. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Võib-olla su südamesse on juba esile kerkinud mingid inimesed, mingi inimgrupp, mingi ala, mis iganes sul praegu südames on. Siis lihtsalt toome selle Jumala ette praegu ja palvetame nende eest. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Isa, sinu sõna ütleb, et sa tahad, et kõik tuleksid tõe tundmisele. Sa tahad, et kõik tuleksid päästele, Issand.
Isa, me toome need inimesed sinu ette, me toome need inimgrupid sinu ette, kes sa oled meile südamele pannud. Isa, me palvetame nende eest. Isa, me palvetame, et nad tuleksid tõe tundmisele. Isa, me palvetame, ava nende südamete silmad nägema evangeeliumi valgust. Isa, saada nende tee peale töötegijaid, kes kuulutaksid neile evangeeliumi Jumala väega. Isa, et nad kogeksid sinu väge oma töökohas, et nad kogeksid sinu väge tänavatel. Tänu sulle, Isa, selle eest. Sa saadad töötegijaid. Sa saadad töötegijaid nende juurde. Isa, me täname selle eest, et sa kõnetad neid, et sa räägid nende südamega. Isa, kui nad vaatavad telekat või kui nad on sotsiaalmeedias, et nad satuvad videote peale, mille läbi sina saad nende ellu rääkida. Täname sind, Isa, et nad leiavad ennast olukordadest, kus nad mõistavad, et nad vajavad Jumalat, nad vajavad Jeesust, nad vajavad midagi rohkemat. Isa, me täname sind selle eest, et sa tood nende teele töötegijaid, kes tulevad ja kuulutavad neile seda selget evangeeliumi. Isa, me täname, et nad tulevad päästmisele, nad tulevad tõe tundmisele. Halleluja. Koraba nere debrie sera namasse. Shira la mama sora mamambere de besibria la bandre. Kera namassora mossere de via mamandere dedri ledra. Shoporo do bondetia che salama sera la bandeiesta. Cora mama mandire de besibriane de dea. Lescande scobro potibrie sebla babasha parandamanda. Kire nebeia sebre menedesca massora balandrata. Eskeia na bandura mandecia kere le brandandandre e sobra. Kire debeia sambarandando robo se kere debria la mandra. Eskembria na mashabra manandre. Estobria manama sambre menendre. Yestere nendre. Kostere nendre. Calamandere dendre. Colomondere dendre. Istambrava caia de besso no bondolo broma na brame deidi e sebra manadande yesta. Kerebe la brive dia. Zomo romo nombre benedessa paura nambre. Kira mama so rabande deide sira namaso. Kirevele sebrevele deia. Hendeja solo vossere de dia la manda. Isa, me täname patutunnetuse eest, mis tuleb nende südamete peale, et nad mõistavad, nad vajavad lepitust. Nad mõistavad, nad vajavad Jeesuse lunastavat väge. Halleluja. Ropone de dia la massere de deia. Kirele benedessara nama shibrevele besto romondo to bossa la bramba yesebra. Kira nambando so to. Kire de yesta. Kire de yesta, cora da yeste, pambos de rigreta, kira mandala braba sora, ba yekere de bellegran pantora. Isa, me palume kõikide nende inimeste eest, kellele me oleme kuulutanud nende kuude jooksul. Isa, me täname, et sina oled tegemas nende südametes tööd, et sinu sõna ei tule mitte kunagi tühjalt tagasi, vaid see teostab selle, milleks see on välja saadetud. Isa, me palume, las sinu sõna seeme teha tööd nendes sees. Isa, me palume, kes on saanud flaiereid, et nad avaksid need flaierid uuesti, et nad vaataksid neid, et nad loeksid neid. Isa, et nad palvetaksid selle päästepalve, et nad tuleksid sinu juurde, et nad tuleksid kogudusse. Isa, me täname sind lõikuse eest. Me täname sind lõikuse eest, issand. Halleluja. Me täname sind lõikuse eest, issand. Korra naba jere de bessi. Hira naba jere de bessi. Korra baba jere de bessi. Shira naba jesta baba korra lobo simbria kara namba jesta. Shibleve besomba kande de bestrom bandrida. Estamba ye kara la basira la bayera la basora la babaye. Halleluja. Romana mandandere de deia. Isa, me täname, et meie sugulased saavad päästetud. Meie pered saavad päästetud. Tänu sulle, Isa, sa tood nad tõe tundmisele. Sinu evangeeliumi valgus saab särama nende südametes. Isa, me täname, saavad meile uksi, et neile rääkida evangeeliumi. Isa, me täname, et meie elud tunnistavad sinust nendele. Halleluja. Mossara da brevedeia. Shipere de beri kirana manduru bodre medeia. Kola massere de bevedisha. Sembrele rabakara da bayetara na masora. Shibele kera da bayera na masora. Kola bandan de ke so bo da man de di ke denda. Simene de besanda rekedi emoko. Kimbela besha. Kimbela meshenda. Shibele vedeya. Kora mamban de tie lebesta.
Kora mamande tielebe sepramataye keredeya. Kora nabayete redebete. Kora nabayete redebete. Halleluja. Halleluja. Täname sind, Isa, lõikusest. Täname sind, Isa, lõikusest. Halleluja. Tänu sulle, Isa, lõikusest. Halleluja. Tänu sulle, Isa, lõikusest. Tänu sulle, Isa, lõikusest. Halleluja. Halleluja. Tänu sulle, Isa, lõikusest. Halleluja. Tänu sulle, Isa, lõikusest. Tänu sulle, Isa, päästetud inimestest. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Tänu. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Halleluja. Halleluja. Isa, me palume, et sa haaraksid meie südametest kinni selle igatsusega, mis sul on nende inimeste järele. Isa, et sinu igatsus nende kadunute järele saaks meie igatsuseks. Isa, haara meie süda sellega, haara meie süda nende järele, issand. Isa, et me ei jääks tuimaks, et me ei jääks külmaks kadunutele. Isa, et meie süda põleks selle järele, et kuulutada evangeeliumi, et näha neid päästetud. Tänu sulle, Isa, selle eest. Tänu sulle, Isa, selle eest, et sa näitad meile neid inimesi, kelle eest palvetada. Kui me läheme tööle, kui me oleme tänavatel, kus iganes me oleme, Isa, et sa näitad meile, et sa avad meie südamed ja silmad, et näha neid inimesi, kes vajavad praegu palvet. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluja. 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 Amen. Ja kui me palvetame nende kadunute eest, siis mida Jumal teeb, on see, et ta annab meile kaastunde nende inimeste vastu, kes vajavad Jeesust. Ja kui me läheme selle kaastundega tänavatele, siis Jumala vägi hakkab liikuma. Inimesed saavad terveks, imed hakkavad juhtuma. Sest et see on see, mis me näeme Jumala sõnas, kui Jeesusel oli kaastunne inimeste vastu, siis Jumala vägi hakkas liikuma. Ja see tuleb sellest palveajast, see tuleb sellest, kus me veedame Jumalaga aega, sest Jumalal on kaastunne nende inimeste vastu. Ja siis me ei näe neid inimesi enam selle välise järgi, vaid me näeme selle järgi, et Jumal tahab nad oma kuningriiki tuua. Jumal tahab neid aidata, Jumal tahab neid päästa. Amen. Tänu Jumalale. Tänaseks lõpetame.